Tere tulemast kuulama podcasti Mitut moodi F. Mina olen saatejuht Liis Tiisvelt ja saade on teieni toodud Estonian Fashion Festivali poolt, mis on siis selline äge organisatsioon, kes toob teieni 3 väga omanäolist moeetendust, millele 2 neist on täna juba piletid lausa saadaval, nii et minge vaadake fienta.ee või com üks neist ja piletid on siis MPT-le ehk siis Mode Performance Tants ja Omamood, mis on siis seekord nii-öelda toimub kinos ja saate vaadata ägedaid moefilme. Aga lisainfo on kindlasti saadaval ka www.fashionfestival.ee, nii et minge vaadake sealt ka järgi, et mis on toimumas. Aga tänase saate juurde minnes meil on väga hea meel teatada kõigepealt, et see saade lindistatakse, kes kuulab meid läbi podcasti. Ja minu kõrval istub väga särav naisterahvas. Jällegi ma teen sellise hästi pika tutvustuse, sellepärast, et kes kuulab ja ei näe, kes siin istub, siis oleks veidi põnevust. Tegemist on siis inimesega, kes on, ma pean lugema enda märkmeid, sest see on hästi pikk list, millega ta tegeleb. Suhtekorraldaja, PR, moetoimetaja, stilist, EKA-õppejõud, kunagi alustas moeblogist, ma ei ütle veel selle nime, igastahes sellest kasvas välja influenceri elu, ehk siis ta on täna influencer, ta on lektor, ajakirja Säde moetoimetaja ja portail asutaja Aljona Eesmaa, tere tulemast! Tere! Aitäh, et mulle külla tulid! Ja, issand, sind on nii tore näha ja tegelikult me näeme juba üksteist ju teist korda. Meil juhtus väike äpardus, enne kui me läheme saate küsimuste juurde. Nimelt me lindistasime Aljonaga saate ühesõnaga aprilli alguses, umbes 6 aega tagasi. Ja nagu juhtub tavaliselt, see saade kustus ära maailmast, universumist ja me peame nüüd uue saate tegema, aga sellest ei ole midagi. Sellest ei ole mitte midagi. Sest eelmine kord meil jäi hästi palju asju rääkimata. Me saame uue võimaluse. Ja saame uue võimaluse. Ühesõnaga, Aljona, teeme hästi algusest alustame. Hästi algusest. Nii, portail on hästi äge moeportaal, või kuidas moe veebiajakirja. Veebiajakirja, jah. Portail on siis nagu uks või selline uks. Portaal, jaa. Okay. Räägi, kuidas sa jõudsid selleni üldse? Et nagu, kuidas sa jõudsid üldse moe maailmani või moe blogija ametini? No eks see teekond on olnud parajalt pikk, et kui ma siin EKAs oma tudengitele räägin, et kust ma alustasin, siis nüüd ma olen seal, et kus ma räägin, et see kõik algas enam kui 10 aastat tagasi ja tegelikult nii ka on, et mulle õudselt meeldib seda lugu rääkida, sellepärast, et moerindel ma alustasin vabatahtlikuna. Et hästi paljud on alati üllatunud, kui tuleb välja, et ma ei olegi EKAs õppinud ega kuskil mujal ülikoolis moodi või kõike moega seonduvat. Et ma olen hoopis turundustaustaga Tartu Ülikoolis käinud ja siis mul kuidagi õnnestunud leida tööd peale ülikooli lõpetamist. Ja siis kuidagi tuli mulle ilmutus, et ma võiksin kirjutada siis Fibiti korraldajale, et tere, et teate, mul on õudselt palju vaba aega, et kas tal on äkki abilisi vaja. Ja siis põhimõtteliselt päev hiljem mind kupatati Tallinnasse, öeldi, et tule appi, leiame sulle tegevust. Ja siis nii ma elasin siis Viru keskuse koridorides ja tunnelites terve nädalavahetuse, see oli õudselt äge. See oli mul selline esmane kokkupuude üldse moemaailmaga ja kuidas need asjad üldse käivad. Ja mulle õudselt meeldis seal abiks olla ja tundub, et see vist jäi ka silma, sest sealt edasi mind kutsuti juba Tallinn Fashion Weekile appi ja seal läks siis veerema selline lumepall, et alati tuletan meelde, et see oli 10 aastat tagasi, siis ei olnud Instagrami, et Facebook oli hästi algeline, et sa pidid päriselt minema kohale inimestega suhtlema ja kontakte otsima. Et siis selle Tallinn Fashion Weeki raames ma tutvusin hästi paljude erinevate inimestega, kes on ka veel täna minu sõbrad meie Eesti moeringis ja nemad siis suunasid mind, et tead, et Ivo Nikolas otsitakse turundusosakonda praktikanti, et siin on sulle number, helista. Ja siis ma helistasin ja päev hiljem ma olin vestlusel ja ma sain Ivo Nikolase praktikale.
siis ma olingi oma see kõik on nii ruttu läinud, et mis perioodis me räägime praegu, et sa said Fibitile, siis sinna Tallinn Fashion Weekile. See oli reaalselt 3 kuud, see käis hästi ruttu, see oli hästi ruttu ja siis ma olin Ivo Nikolas, olin pool aastat, see oli õudselt äge aeg, aga kuna praktika oli tasustamata, siis ma pidin ikkagi mõtlema, et ma pean ikkagi kuidagi nagu leiva lauale saama. Ja siis juhuslikult, just kui ma hakkasin nagu loobuma, siis Baltika moemajas Mosaiki brändi juures vabanes turundusassistendi töökoht ja ma kandideerisin. Ja see oli üle 1000 kandidaadi ja ma sain selle töö. Üle 1000? Üle 1000, see oli lihtsalt uskumatu, seal oli, ma ei tea, mitu neid voore oli seal, aga ja seal oli ka niimoodi, et öeldi, et see, et siin praktikal olid, et see ei tähenda midagi, et sa pead ennast tõestama ikkagi. Ja tundub, et läks hästi, sain selle töökoha ja siis ma olingi Baltikas kokku ligi 2 aastat ja siis sealt ma liikusin tegelikult edasi korraks reklaamivaldkonda, töötasin reklaamiagentuuris PR-osakonna poolel just ja siis ma avastasingi, et võib-olla see suhtekorraldus ja PR sobib mulle natuke rohkem. Et moeblogi tegelikult oli mul juba taustaks niimoodi Mosaiki aegadest. Nii, vaatame kohe, see oligi see, mida ma ei ütelnud. See oli mingi PR girl? Behind the scenes PR girl. Ja see oli hästi pikk nimi ja kõik kirusid seda pikka nime, aga mulle alati nagu, kuna mul on see kaadritagune maailm nii meeldinud, et siis ma ikkagi pidin selle nime panema ja jätma. Ja siis samal ajal, kui ma töötasingi reklaamiagentuuris, tegin oma neid tavapäraseid PR-assistendi töid, siis võttis minuga ühendust Kristi Pänn-Valdoja, kes oli toona siis ajakirja Mood peatoimetaja. Ja siis ma ei tea, ta on tuttav ei olnud, ma ei teadnudki, et miks ta siis mind kohvile kutsus ja siis saime kokku ja ta ütles, et tead, et mul on vaja moetoimetajat, et mul üks moetoimetajatest hakkab ära minema, et ma kuulsin, et sa oskad kirjutada. Et kuskilt jõudis temani info minu moeblogist, ta vaatas peale, ütles, et siin võib nagu hästi sobida. Siis ma ütlesin, et tead, et ma ei tea, kuidas see moetoimetamine käib, ma ei ole kedagi peale iseenda kunagi stiliseerinud, ma ei ole seda õppinud. Ma üldse ei tea, kuidas ajakirja tegemine käib, pluss mul on veel täis ajaga töö, ta ütles pole hullu. Meil on 2 moetoimetajat, teete korda mööda, üle kuu, kõik õpetavad su välja, et tule. Ja siis ma läksingi ja niimoodi tundmatus kohas hüppasin vette ja see oli tõenäoliselt parim otsus, mis teha sai, et tõesti kõik need fotograafid, kaastilistid, modellid, meikarid, nad aitasid nii palju, kui vähegi said, treenisid mu välja nii-öelda. Ja siis ma olingi ajakirjas Mood ikka kas äkki üle 4 aasta ja siis, kui ajakiri Mood siis vahetas omanikke, siis sellest sündis ajakiri Säde, mille sünni juures ma ka siis olin. Ja siis sealt kõrvalt tuli ka veel portail ja kuidagi ja töörindel ma veel jõudsin vahepeal Polhemis töötada, kus ma tegelesin ilu- ja moebrändide suhtekorraldusega. Oota, Polhem nüüd, kuhu perioodi ta läheb siis? Polhem jäi siis reklaamiagentuuri järgsesse perioodi, et see oligi niimoodi, et mulle õudselt meeldis suhtekorraldus, aga ütleme nii, et need meie kliendid võib-olla ei pannud mul silma liiga palju särama. Ja siis, kui Polhemis vabanes töökoht, siis hästi mitmed sõbrad ja ka tuttavad kirjutasid mulle, Aljona, sa pead kandideerima. Aga siis ma nagu mõtlesin, et nagu ma olen assistent, otsitakse Eesti kontori juhti või showroomi juhti, et kuidas ma siis sellise nüüd hüppe teen, aga tuleb välja, et see on täitsa võimalik. See on rahvusvaheline bränd, eks? See on rahvusvaheline bränd, et peamiselt Skandinaavias ja Baltikumis ja siis teedki suhtekorraldust ilu- ja moebrändidele, esindad neid, korraldad üritusi, toodete testimisi, et see oli täpselt see, et nii nagu mu sõbrad ütlesid mulle, et Aljona, see on täpselt sulle, siis see tõesti oli täpselt mulle, see oli õudselt äge aeg ja siis see aeg sai läbi sellega, et ma siis jäin lapseootele ja siis ma otsustasin, et nüüd ma proovin kõike seda, mida ma teen, teha vabakutselisena ja siin ma nüüd olen. Nii äge. Aga saad sa korra, kuna sinu elus on päris pikk periood olnud, kui sa olid suhtekorraldaja, et saad sa avada selle töö tagamaid, et mis see täpselt tähendab siis olla suhtekorraldaja? No see võib tähendada hästi erinevaid asju, aga Polhemis oli meie töö siis olla nendel rahvusvahelistel brändidel, kes olid meil kliendid, nii-öelda siis nende näoks siin koha peal, et oletame, et kui klient
kui bränd oli siis näiteks Saksamaa bränd ja neil siin ei olnud kontorit, siis meie teha oli siis nende eest pressiteateid välja saata, nende eest üritusi korraldada, nende brändi näidiseid siis stilistideni toimetada või neid vahendada. Et see ei ole võib-olla selline kõige klassikalisem suhtekorraldus, võib-olla kus ongi see, et sa organiseerid intervjuusid ja saadad pressiteateid välja, aga meil oli selles mõttes oligi selline lõbusam suhtekorraldus, et me tegime ägedaid üritusi, ägedaid pressireise, saatsime pressikingitusi välja, need alati meeldisid kõigile ja siis suhtlesime hästi paljude väga ägedate inimestega. See töö tundub nagu hästi fun'ina, selline, et tulevad mingid tootenäidused, proovin selga, teen pilte, äge, et kas mingi osa on, mis on nagu ikkagist mingi spetsiifilisi skill see on vaja või nagu päris igaüks vaata ei saa seda teha? No sul ongi vaja hästi head suhtlemisoskust ja hästi suurt kontaktide võrgustikku tegelikult. Et see on see põhi asi, ma julgeks öelda. Sellepärast, et näiteks isegi siis, kui sa mõtled välja ürituse kontseptsiooni, sa tahad ju luua midagi uut, mida ei ole tehtud ja siis sul on vaja teada, kes mida teeb või kes kus mida tegi, mis on see uus äge restoran, kus keegi pole veel pressiüritust teinud. Et sul peab see silmaring ka hästi lai olema ja sa pead teadma, et kes on see inimene sellest ajakirjast, kellega sa pead sõber olema, et sinu siis klientide tooted seal ajakirjas lõpetaksid. Aha, okei. Ikka selline poliitika ka võidi. Ikka. Okei. Aga meie saadet kuulavad väga paljud noored moedisainerid, eks ju. Kas selline teenus, mis see Polhem PR stuudio pakkus, võiks sobida ka näiteks noorele disainerile või kuidas sa ise hindad seda? See on kindlasti ju tasuline teenus, see on tasuline teenus ja siin ongi see väike koht, kus need käärid tulevad. Meil on olnud Eesti brände klientideks ja meil on alati selle üle hästi hea meel olnud ja siis meil on isegi peakontoriga oli kokkulepe, et Eesti brände me võime siis selles mõttes toetada, et küsida neilt natuke vähem seda tasu. Et see oli minu meelest väga kena nende poolt. Aga ma ise olen hästi aus olnud Eesti brändidega, et kui te tõesti tunnete, et ei jõua jakseda, võib-olla ei tunne neid inimesi, siis tulge, me aitame. Aga reaalsus on see, et Eesti turg on nii väike ja meil see meediamaastik on üsna väike ja isegi see moering on nii väike, et tegelikult neid inimesi, keda sul on vaja, et neid ei ole nii raske üles leida ja tegelikult sul ongi parem luua kohe nendega see isiklik suhe ajakirjanikega, stilistidega, et mitte see, et alguses on keegi võõras ja siis pärast sa tuled, et tead, mina olin see, keda see esindas ja kellega see suhtles, tegelikult oli meie nimel, et kohe algusest peale sul on tegelikult hea, kui sa kaardistad ära need ajakirjanikud ja siis nendega otse suhtled ja neile neid oma pressiuudiseid saadad. Et seda ma alati soovitan ka oma tudengitele ka, et kohe, kui teil midagi on valmis, siis hakake ise seda suhet looma. Nojah, ma kujutan ette, et see on niiviisi, et noor moedisainer tahab ennast turundada välismaal, siis ta läheb ju selle Polhem PR, ma ei tea, Pariisi stuudiosse, see on see point, eks ju? Seda me oleme teinud ja see on täitsa kenasti toimunud, sest et tõesti, mina ei tea, kuidas toimivad Prantsusmaal moeajakirjad, kuidas Soomes, kes need inimesed on, et siis ongi hästi hea olnud see, et siis me saame suunata oma kolleegidele ja nemad siis toimetavad ja tegutsevad ja näiteks korraldavad Eesti brändile Lätis ürituse. Et sellised koostööd on olnud ka väga toredad ja siis ma olen ka seda kõrvat näinud ja kui sealt tulevad head tulemused, et siis nagu mõtled, et jah, väga hästi, et meie brändidel läheb hästi, et oli õige lüke sinna Polhemisse saata. Okei. Aga tulles tagasi, ma ei tea, kas sa saad praegu öelda, et umbes see teenus maksab nii palju brändil, et tõenäoliselt seal on nagu ma arvan, et on, kuna ma olen seal on need võimalused koostööks on hästi erinevad, et kunagi, nagu oligi see, et ma olen nüüd 3 aastat eemal olnud, on ju, et ühel hetkel need hinnad algasid 400-500 eurost, aga see on kuutasu, et kuutasu põhine, on ju, et siis sa teed pool aastat seda koostööd. Alati oli võimalik ka sellist ühekordset projekti teha, et kas üritust või pressipäeval osalemist, et see hinnakiri on selles mõttes üsna kirju, et seal saab hästi nagu custom made lähenemist teha vastavalt brändi soovidele. Et siis kindlasti bränd peab ise nagu oleme enne seda teinud valmis ikka strateegilised plaanid ka, et kuidas tal, kuhu ta tahab jõuda, turundusplaanid, et muidu lihtsalt anda 500, eks ju, ära, et see ei ole... Plus veel see, et tegelikult meil ju on vaja seda materjali, millega töötada, tootefotod, pressiinfo, kampaaniafotod, tootenäidised, et seda kõike on ka vaja, et siis seda tööd teha.
Okei, äge. Aga täna sa oled siis rohkem... Kuidas sa ennast täna üldse tutvustaksid? See on hästi keeruline, et... Ma ütleksin nagu influencer, sest sa käid väga paljudel moeüritustel, sa kirjutad, eks ju, neid, mul ei tule see sõna, mitte artikleid, vaid kriitikat või? Teate, kriitikat mitte nii palju, aga võib-olla oma vimka aegalt keeran sisse, et mul just Anne Vetik käis loengut andmas minu tudengitele, sest tema on see õige moekriitik, kes kritiseerib nii kui see vaja, aga ma ise ennast kriitikuks ei pea, et pigem vahendan uudiseid, ütleme niimoodi, ja siis sekka natuke oma arvamust ühe või teise moe suuna osas. Aga mind on viimasel ajal, kui on nagu ühe sõnaga, siis ma alati ütlen, et öelge, et kas moeekspert või moeajakirjanik, et see võib-olla on suurem osa, millega ma toimetan. Kui juba käis nagu läbi siit meie vestlusesse moekriitik, mis sa arvad, kas Eestis oleks nagu rohkem vaja ma ütlen nagu rohkem, sest tegelikult ma ei tea, palju neid on, eks ju, Anne Vetik on üks, aga ma arvan, et siin on neid ühe käe sõrme peal, eks ju, neid ei ole üldse, eks ju. Kas oleks vaja? Ma ei tea, mis sa arvad? Ma arvan, et mulle meeldiks, kui neid oleks ja ma olen ka seda väljendanud oma sõpradele, kes võib-olla väikses ringis on väga julged kritiseerima, aga avalikult seda ei julge teha. Ma arvan, et neid inimesi võiks olla. Ma olen alati öelnud, et ma pakun pinda, kui vähegi keegi soovib kirjutada. Aga meil võib-olla sellest julgusest jääb natuke puudu ja võib-olla ei taheta nagu... Kuna ongi see moering on nii väike, kõik tunnevad kõiki, et tegelikult tahaks ju toetada, aga mõnikord võib-olla see kollektsioon ei ole selline, nagu sulle meeldiks ja siis sa ei taha nagu sõpra solvata, et... See kõlab hästi keeruliselt. See ongi hästi keeruline ja ma saan täiesti aru, miks meil ei ole võib-olla selliseid kriitikuid nende inimeste seas, kes juba selles moeringis toimetavad. Ja siis ma olengi oma tudengitele öelnud, et kui te tunnete, et teis on see sees, siis alustage kohe. Et praegu on see aeg ja tegelikult meil tõesti on neid vaja. Ja Anne on ka nagu võtnud sellise seisukoha, et ütles, et ta oma nagu sõprade asju ei arvusta eriti. Aga kui sul on nii lai tutvusringkond, siis et palju seda tööd siis nagu jagub. Et meil kindlasti oleks vaja. Meil näiteks mu hea sõber Pello pidas kunagi blogi ja ta kirjutas väga ausalt ja väga meelelahutuslikult, aga see jäi tal ka soiku ühel hetkel, et sellest oli nagu õudselt kahju. Aga kui vähegi keegi tahab, siis palun tulge ja kirjutage. See ongi võib-olla kahe otsaga asi, et just kui oleks vaja, kui sa oled ise seal moeringis ja näed, et see arendaks, viiks edasi ja avaks uusi võimalusi, aga samas jälle mõeldes selle tarbija peale, et moekriitik, kas ta siis ainult ongi mõeldud moedisainerile puhtalt, et rääkides sihtgrupist, et kui lai see on? Või vaata, kui palju ajakirjanduses, ma ei tea, Päevalehes või Postiles on moekriitika, pigem on ma arvan, et Ekspress ongi see üks koht ja võib-olla Müürileht on ju, kus sellised asjad saavad kõlapinda, ega väga ei ole, selles mõttes, et meie sädes ju üritame ka nagu pigem seda positiivsust rõhutada, et headest asjadest kirjutada ja ägedatest asjadest kirjutada, et samamoodi, et jah, võib-olla mõni disainer kelle asjad meile muidu väga meeldivad, võib-olla see kollektsioon ei ole päris see, et siis me lihtsalt pigem jätame kirjutamata, kui me ütleme halvasti midagi. Selge. Väga huvitav. Aga rääkides edasi influenceri elust, et mis on ka päris palju ajakulu võtab sinu elust, eks ju. Kuidas see on? Ma teen nagu enda niisuguse intro, eks ju. Sest ma ei tea midagi influenceridest. Ühesõnaga, sul on väga palju jälgijaid, eks ju, mis tähendab seda, et sa oled mingil määral kuulus. Mingis ringis kindlasti, jah. Nii, ja siis sulle saadetakse tooted või asjad ja siis sa teed videod ja storid ja pildid ja siis
ja siis postitan. See on kõik äge. Ja siis ongi kõik äge. Kuidas tegelikult on? Tegelikult on niimoodi, et enam niimoodi niisama ei saadeta midagi. Et sinna eelnevad nüüd ikkagi kõvad kirjavahetused, lepingud tihtipeale, et millal postitad, kuidas pildistad, siis kui saate kokkuleppele, võtad tooted vastu, siis ongi, et kas sa teed pildid, kas sa teed koos fotograafiga, kas sa teed video, kas sa teed oma jõududega, kas sa monteerid ise või keegi teine teeb seda. Siis sa pead saatma kõik selle materjali kinnitamiseks teksti ja hashtagi täpsusega, siis tuleb vastu, et ei tead, see lause ei olnud ikka nii hea, siis sa proovid uuesti, siis sul pannakse paika kuupäev, millal sa tohid seda postitada, siis sa pead vaatama, et kas see mu feedi sobib. Wow. No ühesõnaga, see on nagu, see on päris selline, enam ta ei ole lihtsalt, võtsin telefoni ja tegin juhusliku pildi, et on ikka paras selline meilivahetus, läbirääkimine, kinnitamine ja siis lõpuks sul tuleb see päev, millal sa võitsid selle postitada ja sellest pildist võib olla juba tegelikult äkki 3 nädalat möödas, on ju, et see on nagu, seda elevust ei ole enam nii palju, et selles mõttes see on nagu, ütleme nii, et see on nagu nihkunud natuke, et sa oled elev nagu pildi tegemise ajal, aga siis ongi see, et sa ei saa seda kohe postitada ja siis, kui sa hakkad seda postitama, siis see elevus võib olla natuke lahtunud. Aga tore on see, et kuna mõjuisiku need koostööd ei ole minu ainuke sissetulekuallikas, siis ma ei pea neid nii palju tegema ja siis ma ikkagi jätan ruumi ka neile elevust tekitavatele postitustele ka, mis tulevad täitsa loomulikult ja mis ei ole kokku lepitud ja kellegi poolt nõutud. Ja see on ikkagist päris töö. Ma ei tahagi öelda üldse, tegelikult ma mõtlen väga hästi nendest inimestest, kes teevad seda. Lihtsalt mulle endale tundub, et tänapäeva ühiskonnas on väga palju täiesti nagu nii-öelda lambist ise hakanud, et ongi see, et võtan telefoni, teen pilti ja kõik see toimib ja ka sellistel inimestel on hästi palju jälgijaid ja selles mõttes müts maha, kui nad saavadki niimoodi lihtsalt pilt tehtud üles, et nagu, ma arvan, et see on minu nagu võib-olla vanuses iseloomus on see, et ma ikkagi mõtlen kõik läbi, ma planeerin, toonid, lokatsioonid, et sellist juhuslikkust on, ma arvan, et reisidel võib olla kõige rohkem, aga muidu on kuidagi need rohkem niimoodi paika sätitud ja timmitud ja ma kuidagi jälgin ju kindlat stiili ka, kuidas ma postitan, et siis et kõik nagu omavahel klapiks. Ja ma arvan sellega, et ma seda nii üle mõtlen, siis ma tekitangi endale võib-olla rohkem tööd, aga samas, kui ma olen tulemusega rahul, siis lasta siis olla. Aga see toob väga palju tagasi ka. Kui vaadates eks ju sinu postitusi ja suvalisi kellegi teise, ma isegi ei oska nimesid nimetada, aga nagu rääkides sellest käekirjast, et sa mainisid, et sinul on, see ikkagi sul on enda stiil välja kujunenud. Kuidas see käib üldse, kuidas see välja, just sellest vaates, et palju on neid influenceri täna ja just kui nagu vahest ütleks, et ei olegi mingit eristumist, aga samas nagu mõnel on, et oled sa teadlikult ikkagist nagu selle suuna võtnud või kuidagi? Ma arvan, et see tuli sellega koos, kui ma võib-olla rohkem hakkasin huvituma fotograafiast ja kuidas need pildid sünnivad ja siis, kui sa ise jälgid, siis sul tekibki, et sellise nurga alt tuleb selline pilt ja kui selline valgus, siis on selline pilt. Et see on olnud selline nagu õppeprotsess, ma ütleks. Ja siis ühel hetkel tulid veel need toonid mängu, et mis niikuinii minu põhigarderoobi toonid on ja siis, kui ma näen ilusat puidust seina, siis ma lähen sinna ette pildistama, mitte võib-olla lillepõõsasse. Et ma arvan, et ta on kujunenud nii nagu enda tegemistest kui ka siis sellest, et mis kontosid mina olen jälginud. Ja ma jälgin sarnase stiiliga kontosid, sest nad inspireerivad mind, on ju. Et otseselt ei kopeeri, aga kuidagi sulle aiu ikkagi jääb see, et sellise nurga alt on tegelikult väga, väga kihvt, et võiks ka niimoodi proovida. Et ma arvan, et ta kujuneb lihtsalt niimoodi ise sujuvalt aastate jooksul. Et kui ma vaatan tagasi, mis ma postitasin 5 aastat tagasi, siis ma tahaks kivi alla peitu minna. Ma arvan, me kõik tahaks, kui me vaatame enda vanu pilte või asju või töid. Aga kuidas sa näed influenceri tähtsust nagu tänapäeva moemaastikul üldse? Et kuidas on see nagu selline, ongi koostöö disaineriga või brändiga või on see kuidagi eraldi suund, kuhu influencerid tahavad tirida moodi? Ma arvan, et ta on nagu üks sellest turundus- või PR tegevustest, et
Selles mõttes see on nagu brändil alati väga hea ja suur võimalus, kui ta saab kellegagi koostööd teha, eriti kui ta saab näiteks tasuta juhuslikult ühe pildi kellegi väga jälgitud inimese feedis, et ma arvan, et kuna inimesed, paratamatult me istume Instagramis palju rohkem võib-olla, kui me istume trükiajakirja taga, siis ta on hea kanal, kus ennast tutvustada, kus ennast turundada ja kui sa teed brändina enda kontot väga hästi, siis tegelikult ju, see ei maksa sulle midagi, et lihtsalt sinu aeg ja võib-olla sinu siis fotosilm, kas sa teed telefoniga pilti, fotograafiga, et meil on ju siin näiteks üks bränd, kes tegi siis väga, ma ei tea, kas öelda selle kohta turunduskampaania või tugeva lansseeringu just nimelt Instagramis ja sellel aastal on ta siis hõbenajale nomineeritud, sellepärast, et ta tuli out of nowhere ja neil on meeletult jälgeid Instagramist, et Racer brändist räägin, et ta on jäänud silma ja siis ta ongi suunatud täpselt sellele põlvkonnale, kes istubki TikTokis, Instagramis ja neile suunavadki kõik oma tegevused, et neil ei ole vaja pressiteateid moetoimetajatele isegi saata, et oma müük täis teha. Niuke digiteadlikkus on oluline vist tänapäeva disaineritele. Kuidas sa praegu üldse hindad Eesti disainerite moodi, just praegusel hetkel või just rääkides nendest sotsiaalmeediakanalitest ka, et kas kuhu me maailma mastaabis asetume, on see nagu arenenud pigem nagu niiviisi, et vau, me oleme nagu päris head või nagu ma ei tea, võrreldes niiviisi? No selles mõttes areng on kindlasti toimunud, et ma arvan, et üks asi, mis paljudele ilmselt väljapoole tundub uskumatu, on see, et kui palju brände meil tegelikult nii väikse riigi kohta on, et neid on meeletult palju ja brändi ei ole ju tegelikult raske meil siin Eestis teha. Ma arvan, et meil on üha rohkem selliseid brände, kelle kohta sa võid öelda, et nagu päris. Et selles mõttes, et ei ole see, et nii narmendab siit et mis nagu võiksidki igal pool välismaal müügil olla ja ilma teha ja tegelikult ju ka on välismaal müügil ja kantakse Ameerikas, Dubais, kui läheb hästi ka Skandinaavias, et Tanel on Hiinasse jõudnud oma kõrvarõngastega, et ma arvan, et meil tehakse siin väga-väga ägedaid asju ja mul on õudselt hea meel nende brändide üle, kes on nagu hoidnud oma seda käekirja ja tegutsenud ja niimoodi tasa ja targu ja vaikselt siis jõudnud nendele turgudele, kus täpselt nende inimesed on. Et kui meil üks vahe oli see siuke trendilaine, et kõik õudselt tahtsid Skandinaaviasse saada, et me oleme ka Skandinaavia ja Põhjamaa, et tegelikult ei ole, et tegelikult seal Skandinaaviasega keegi väga nagu ei oodanud neid Eesti brände, et neid omaks võtta on ja neil on niigi selliseid minimalbrände omajagu. Et ma arvan, et natuke saame me kasu lõigata või meie disainerbrändid saavad kasu lõigata olukorrast Ukrainas, sellepärast, et Ukraina moedisainerid on saanud õudselt palju tähelepanu sellele õnnetule olukorrale vaatamata ja võib-olla neid idabloki disainereid, kuhu tegelikult meie ikkagi kuulume ja millele me tegelikult võiksime ikkagi uhked olla, mitte seda häbeneda, mitte üritada olla Põhjamaa. Et ma loodan, et siis seetõttu vaadatakse rohkem ka Eesti, Läti, Leedu, võib-olla Poola disainerite poole. Et nad näevad, et siin tegelikult tehakse ka väga ägedaid asju, mis ei ole Skandinaavia, mis ei ole liiga slaavi, aga just selline vahepealne ja väga tegelikult omanäoline ja äge. Kõik asjad täiega mõjutavadki maailmas, isegi halvad asjad, millele sa ei taha üldse mõelda, et kuidas nad võiks hästi mõjuda, aga need mõjutused lihtsalt on iseeneseslikud nagu toimuvad. Aga kui sa mainisid seda Skandinaavia teemat, et mingil hetkel Eesti brändid hästi tahtsid nagu kuidagi sinna saada, siis võtsid kohe sellise nagu stiili ka endale vaata. Et see on nii huvitav, ma ei ole selle peale niiviisi täitsa mõelnud, aga mis sa arvad, et kui palju Eesti brändidel on välja kujunenud selline päris enda ise nagu südamest tulnud stiil või ongi see, et kogu aeg on mingid mõjutused, et umbes, ma tahan Skandinaavia turule, ma teen ka minimalistlikku või on see ikkagist nagu see, et ei, ma
olen sündinud minimalistikuna ja ma tahan teha seda ja levitada seda. No ma arvan, et meil on selliseid brände, kellel on hästi tugev oma käekiri hulgi, mis on tegelikult hästi tore. Et ma arvan, et näiteks Lilli Jahilo kleidi võib tegelikult kaugelt ära tunda. Samamoodi näiteks Augusti kollektsioonid, et mis on nagu algusest peale olnud sellised justkui skandinaavialikud, on ju, aga tegelikult hoopis edasimüüjad tulevad sealt Belgia ja Saksamaa poolt, on ju. Et hoopis seal on see klientuur. Et Lilli puhul jälle teeb ilusaid naiselikke kleite, on ju, et kes oleks võinud arvata, et Dubais on hoopis see turg, kus ta nii-öelda eriliselt särama lööb. Kuigi tal on ka Rootsis ja Skandinaavias hästi läinud. Ja ei ole selles mõttes minimalbränd, millega Skandinaaviasse minna, eks. Et see oleneb nii paljudest erinevatest asjaoludest, aga mina olen küll poolt, et bränd peaks ikkagi oma sellest DNA-s ma ei tea, kas just kinni olema, aga nii palju kindel olema, et sa ei hakka nagu turu pärast ennast muutma, et siis neile võib-olla rohkem meeldida. See on veidi nagu tricky selles mõttes, et kui sa tahad, sa kinnistad ennast kodumaal, eks ju, ja siis tahad hakata eksporti tegema, aga siis samas sa ju teed turu-uuringut, eks ju, et kuidas, mis inimesed seal on, tarbimisharjumused ja siis nagu võib-olla siis ongi nii, et sa saad aru, et võib-olla siis sinu turg ei olegi mingi Dubai näiteks või mis iganes. Eks ta niimoodi katse-eksituse meetodil tõenäoliselt hästi paljudel käibki. Aga õnneks, mis on hea, on see, et kuna tänapäeval on hästi paljudel, ma julgen öelda, et pea enamikel Eesti brändidel on veebipoed, siis nad näevad, kust riikidest see huvi tuleb. Et kas see tuleb tänu sotsiaalmeedia turundusele, kas see tuleb tänu messidel käikudele või mingitel moeüritustel osalemise, et siis sa tegelikult sealt saad ka selle info kätte. Et näiteks, kuna abistan ka moebrändi Ennos suhtekorraldusega, et siis meie läbi veebipoe nägime seda, kui suur huvi on näiteks soomlastel Ennose vastu. Kas te olete siis turundanud Soome poole või kuidas see toimib? See sai alguse tegelikult Telliskivi pop-up poest ühel suvel, kus siis oli hästi palju Soome turisti, käisid läbi ja sealt see läks nagu veerema, sa nägid, et seal oli huvi, siis sa suunad oma turundustegevused sinna ja siis põhimõtteliselt niimoodi ta ongi läinud. Ja nüüd just siin 2 nädalat on siis Ennos pop-upitamas Soomes ka, et vaatame siis, kuidas toimib see, kui koha peal on tooted olemas. See oleks hea test. Kuidas sa näed, kas Eesti brändid peaks rohkem nagu eksportturge avastama või kuidas tendents praegu on või on Eestis hästi palju selliseid brände, et pigem nagu tahataksegi jääda Eesti turule? Nii ja naa, et selles mõttes ongi hästi erinevaid lähenemisi. On ju brände, kes sünnivad siin Eestis ja toimetavad siin Eestis, aga umbes Eestis ei müügi ja kohe lähevad välismaale. On selliseid, kellel puudub täiesti huvi välismaale minna, et toimetavadki oma püsiklientidega siin Eestis. Ja on selliseid, ma arvan, et suurem enamus on selliseid, kes tahavadki, et neil Eestis läheks hästi ja vahepeal siis testivad erinevaid turge ja vaatavad, kuidas seal läheb, kas on huvi või ei ole. Ja siis mõnikord elu naeratab ja siis õnn naeratab ja kuidagi juhuste kokku sattumise tõttu tekib mingi turg täitsa justkui ise. Ja siis sa saad vaadata, et et aga lähme siis sinna turule ja vaatame, mis seal veel teha saab. Kas selleks on vaja siis suhtekorraldaja abi või kuidas seda teha? Mul tundub hästi palju brände on Eestis, ongi põhimõtteliselt üks inimene või inimesi seal vaikselt nokitsetakse. Tead, siin on nagu erinevaid, et mina olen kuulnud nii edulugusid sellest, kui see juhuslik avastamine tulebki puhtalt läbi sotsiaalmeedia. Keegi ei tea, kes kus soovitas, kes jagas, järsku tuli, veebilehe külastavus lendas lakke, järsku tulid edasimüüjad. Mõni edasimüüja isegi ütleb, tead, nägin Instagramis, tundus äge, teeme koostööd.
ja mõni palkab agendi ja käib messidel ja erinevates showroomides Milanos ja Pariisis ja siis sealt tuleb mingisugune edu. Aga noh, see on meeletu väljaminek, et selles mõttes sotsiaalmeedia on nagu kõvasti kokkuhoidlikum variant ja tegelikult võib isegi anda parema tulemuse teinekord. Aga ongi see, et sa ei tea, sa kunagi ei tea, millal see tuleb, millal ta läheb. Et samamoodi, kui tuli COVID, siis paljudel brändidel need välismaa edasimüüjad kukkusid täiesti ära, sest keegi ei teadnud, mis nüüd saab ja kauaks saab ja kaua need poed kinni on. Et, ja siis sa hakkad just kui nullist jälle, on ju. Terve maailm tegi restardi. Maailm tegi restardi, just, et mõni bränd võttiski ju selle omamoodi siis, ma ei tea, haaras võimalusest kinni, tegi oma veebipoe korda või tegi paremaks, rahvusvahelisemaks, et siis otse toimetada nende klientidega ja mitte siis võib-olla edasimüüjatega. Et ma usun, et paljud nagu, et see COVID heas mõttes raputas ka paljusid brände, et samamoodi, et enam ei vorbi neid kollektsioone hommikust õhtuni, et oleks, ma ei tea, 4 hooaega või 2 hooaega, vaid see tempo oleks rahulikumaks. Ja... Kas sa päriselt nägid seda tendentsi? Ja, ma nägin seda tendentsi ja see tuli, see algas umbes, kuidas ma ütlen, sa mõõdad seda kas juba sellistest asjadest, et neid pressiteateid ei tule enam nii palju, et uus kollektsioon on valmis, neid üritusi, kollektsioonide esitusi ei toimu nii palju. Ja kuidagi, kui ma räägin brändidega, kelle disainerid ma võib-olla lähemalt tean, siis nad ütlevadki, et tead, me ei plaanigi nagu tervet kollektsiooni välja anda, et me lihtsalt rahulikult võib-olla anname kleidi see kuu, pükskostüümi järgmine kuu, et niimoodi nii-öelda tilgutame vaikselt ja vaatame. Ja siis nad annavad uutest toodetest teada puhtalt oma sotsiaalmeedias, et mitte ei tee grandioosset üritust. Oma ringkond teab. Ja, täpselt. Ja see toimib selles mõttes, et kui sa teedki 3 mantlit ja sa paned Instagrami hõikad välja oma fännidele, kes tegelikult ongi sinu kliendid, siis võibki juhtuda, et nädalaga on need 3 mantlit läinud. Et ma olen ka sellist asja näinud. Ja, siis on hästi sihtgrupp üles leitud. Kas see Eesti brändide või moe kvaliteet on kuidagi ajas muutunud ka? Kuidas, sest sina ju tead kõige rohkem Eesti moodbrändidest. Katsun asju. Ma arvan, et võib julgelt öelda, et on näinud ikkagi paremaks, et näen ka nende riiete pealt, mis ma ise olen soetanud Eesti disaineritelt. Osadel brändil kindlasti see on algusaegadest peale olnud õudselt hea, et sa alati nagu tead usaldada, et sellel brändil on head materjalid ja head õmblejad ja mingeid probleeme nende esemetega ei tule. Aga ma arvan, et need head kangad on võib-olla nüüd natuke kättesaadavamad meile ka, või siis disainerid oskavad neid paremini küsida. Siis üks hea nipp võib selle kohta öelda on see, et näiteks Ennos kasutab kangajääke, teiste brändide omasid, siis et me ei teli nagu originaalkanged, et meile tehtaks, vaid me kasutame kvaliteetsete kangamajade siis nii-öelda jääke, et siis valid sealt need paremad nopped välja ja siis teed siin mantlid valmis. Kuidas see äri käib? See mõttes, et kui sa nii-öelda kataloogis tellid, eks ju, sa näed värvi, eks ju, kõik info on juures, et kui sa kasutad neid laojääke, siis kas sulle samamoodi ikkagi sulle antakse see valik või see on see, et anna mulle see koti täis, ma siis vaatan, mis ma siis sain, kui see kohal juba. Päris nii see õnneks ei käi, et põhimõtteliselt käib täpselt samamoodi, et sul on ikkagi teatud valik nendest nii-öelda jääkidest. Lihtsalt ongi siis seal see, et sa ei saa neid suurusi nii palju või koguseid dikteerida, et sulle võib-olla öeldaksegi, et seda on 3 meetrit või seda on 30 meetrit, aga kui sa lähed näiteks suurtele messidele kangast valima, siis on seal see, et sulle öeldakse, et sa pead tellima 300 meetrit, muidu sa ei saa üldse midagi, et see on miinimumkogus, et ma arvan, et väiksele brändile on see kangajääkide variant õudselt hea, sest ongi, et kollektsioonid on väiksed ja samas hoiad teatud sellist eksklusiivsust, mis kindlasti su klientidele meeldib. Ja mõnikord paneb see ka loovuse, ma arvan, paremini tööle. Näiteks Karin Rask ju ehitas terve oma brändi selle najal ülesse kangajääkidest, et temal esemed ei sünni niimoodi, et ta joonistab ja siis teeb, vaid ta vaatab seda kangast, mis on temani jõudnud, kas annetuste teel või uuskasutuskeskuse teel ja siis vaatabki, et sellest saaks mantli ja sellest saaks suvekleidi ja niimoodi need esemed sünnivad. Aga kangajäägid siis põhimõtteliselt samamoodi Ennosel ju
noh, sa ei saa mõelda ette, et see kleit tuleb punasena, ta on kindlasti müüa, sest võib-olla punast ei ole see hooaeg jäägina. See võib täitsa niimoodi olla ja või näiteks mõni mantel on nii hästi müünud, et sa tahaksid seda veel teha, aga sulle öeldakse, et sorry, seda kangast enam ei ole. Et siis sa peadki mõtlema, et kas sa teed sarnasest kangast või siis hoopis teisest kangast. Et ta on ühel ajal nii takistus kui võimalus. Okei. Aga see on kindlasti jälle üks selline jätkusuutlik viis, kuidas toimetada. Ja samas nagu ju kasulik ka, nagu eks me rääkisime, et sa ei pea nagu miinimum, eks ju, suurtes kogustes kinni olema. Ja kus juures Eesti brändide puhul ongi see, et hästi paljud tegelikult kasutavad seda kangajääkide varianti, nad teavad, kust neid saab. Ja kui ma olin ühes EAS-i koolitusprojekti loengus, siis sealt küsiti, et mis on siis need jätkusuutlikud sammud, millega te siin Eestis tegelete. Ja selles mõttes, et Eesti disainerid said linnukese panna igasse kasti, on ju, et me ei tooda liiga palju, me teeme kangajääkidest, kasutame neid taastöödatud pakendeid ja umbes, et siin väikses Eestis me suudame kõike juba nii hästi teha, et meil siin enamus brände tegelikult toimetavad vägagi jätkusuutlikult. Mis on paljude jaoks üllatus. Jaa, aga ometigi sellest nagu justkui ei piisa või kuidas sa seda probleemi ise nagu vaatled, et see tohutu tekstiili jäätme hulk, eks ju, mis tekib maailmas, kuigi justkui väiksed brändid oma olemuselt ongi ju, ei ole need suured saastajad, olge mausad, eks ju, ja kasutame kangajääke ja nii edasi, et kas see on piisav, küsiks? No ei ole, nagu me näeme, et kõige jätkusuutlikum bränd on see, mida pole olemas, on ju. Ma olen ka kunagi, kui ma käisin Copenhagen Fashion Summitil ja kus sellest jätkusuutlikkusest väga palju räägiti, siis sealt kõlas selline mõte, et need brändid, kes täna tegutsevad, neil on tegelikult õudselt raske muutuda jätkusuutlikuks, et just nimelt need suured brändid, et nad kindlasti üritavad, aga neil on juba need süsteemid nii sees, et seda muuta on hästi raske. Et ongi see, et kui sa alustad uut brändi, siis seda on palju lihtsam teha jätkusuutlikult, kui muuta vana suurt dinosaurust ja suunata teda jätkusuutlikumale teele. On tore, et brändid teevad pingutusi ja näitavad ette tulemusi, aga päeva lõpuks me ikka näeme ju läbi meedia neid riiete hunnikuid ja me näeme, kuidas uuskasutuskeskus on asjadest üle ujutatud, et me tarbime liiga palju ja see on reaalsus. Et siin ongi see, et ühelt poolt me armastame moodi, aga teiselt poolt ajab ikka õudselt küll, et närvi, et kui me oleme number 2 saastaja maailmas, meie mood. Hästi keeruline. Ma just mõtlen seda ka, et kuidas, see on veidi kompromiteeriv küsimus, aga influencer, kellele saadetakse asju ja kes vaata reklaamib ja toske ja värki-särki, siis mõnes mõttes nagu ei tee jätku suutlikkuse poole neid sammu. Selles mõttes, et ongi keeruline, et mina saan täna valida, et ma ei võta kõiki saadetisi vastu, mida tahetakse või kõiki koostöid, mida tahetakse pakkuda. Ja võib-olla rõhutan ise seda, et rohkem tarbige Eesti disaini ja tutvustan rohkem Eesti disaini, et kindlasti ei ole mina ka ideaalne ja ma täitsa tunnistan ja teen ka kiirbrändidega koostööd, et ma lihtsalt iga kord, kui ma teen, siis ma südamest loodan, et need numbrid ja need lubadused ja need materjalide innovatsioonid, et see kõik on päris ja ma ikkagi loodan, et nad tegelikult ka teevad kõike, mis nende võimsuses, et siis olukorda parandada. Aga huvitav on see, mida ma olen näinud just viimase paari koostöökollektsiooni puhul, kui me räägime näiteks H&M-ist, on see, et nad on vähendanud oma koguseid. Et selles mõttes nad tõmbavad ka natuke nagu kokku, et nad proovivad ka mitte üle toota. Et näiteks, kas või selle järgi, et sa näed, et veebipoes esemed saavad kiiremini otsa, et siis öeldaksegi, et tegelikult see kollektsioon oligi väiksem, et me üritame mitte üle toota, vaid selline väiksem kogus erilist ja head asja. Ja eriti need kollektsioonid, kus siis kasutataksegi
uusi põnevaid materjale, mis on kas taastöödeldud või täiesti nende nii-öelda innovatsioonilaboris jumal teab millest välja töötatud, et air carbon on ju, et kuidas sa seletad, et seal, kus on siis mis kasvuhoone gaasidest mingisugune materjal tuleb ja sa saad sellest läikivaid kivikesi teha. Et see tundub ulme. Wow, ma ei olegi kuulnud sellest. Ja, et mul on ühed kingad, kus on need kivikesed peal, et see tundus väga ulme. Et sellistest materjalidest ongi hetkel veel natuke raske suurt kogust toota, et nad teevadki nagu vähe, aga nad teevad hästi ja nad õudselt palju investeerivad nendesse põnevatesse materjalidesse, et mis on iseenesest väga äge. Ja, eks H&M on väga palju kritiseeritud selles osas. Ja põhjusega. Aga samas jälle H&M, kuna ta on nii suur, siis tal on nii suur mõju. Just. Ja tegelikult tema on nagu üks esimesi suur brände, kes on ikkagist vähemalt nagu teoorias. Üritavad. Ja, astun mingeid samme. Võibolla, eks ju, turunduslikult nad teevad asja hästi suureks, aga siiski neil on ju see Conscious Collection, mis ikkagist nagu veits on parem kui eks ju tavaline, ma ei tea, puuvill, eks ju, ja nii edasi. Et sealt need ägedad materjalid sünnivadki, et sealt ju hakkaski see, kas või taas töödeldud poloester, et kunagi tundus ulme, et sa saad seda taas käidelda ja uusi asju sellest teha, aga et täna see on juba täiesti tavapäev ja see, et meil on organic cottonist suurem osa T-särke, mis valminud erinevate brändide juures. Et selles mõttes, sellest on tänaseks päevaks saanud juba siuke tavapäev. Mul on täiega teine arvamus orgaanilise puuville kohta. Nii. Ei, seal on vaat alati kaks asja, et võib-olla tänapäeval kõik need sõnad, et orgaaniline ja bio ja green ja see ajab veits meeled nagu segamini heas mõttes. Aga samas orgaanilise puuvilla puhul jälle, kui sa ei kasuta neid mürke nii palju, et siis väetist, et kasvaks hästi ruttu, siis orgaanilise puuvilla puhul sul on vaja jälle rohkem maad, et saada seda sama saagiviljakust, et kogused kätte, siis on jälle kasutame rohkem maad. Ja pluss veel see, et kui siis nüüd kõik tahavad seda kasutada, et kas meil ikka jagub seda kõigile, et seal tekib, neid probleeme on omajagu. Et ma loodan, et siis keegi kuskil tegeleb nende lahendamisega. Aga samas, ütleme, et influenceril on hästi suur osakaal selles, et ta ju reklaamibki sõna otseses mõttes tooteid, eks ju, promob seda, mida bränd on, eks ju, või ta ju on ju brändi kuvandit annab edasi. Ja samas mõjutab hästi palju ka tarbimisharjumusi. Et see on tegelikult päris suur vastutus. On ja siin ongi täiesti selline mõttekoht ja vastutuse koht, et mina kindlasti proovin ikkagi Eesti disaini nii palju kui vähegi mul sinna feedi mahub näidata ja pluss veel samamoodi, et ma ei ole üks nendest influenceritest, kellel on seal iga päev uus outfit ja iga päev uued asjad, et ma ikkagi need riided, mis mul kapis on, ma armastan neid ja ma kannan neid jälle ja jälle, et selles mõttes see on üks viis, kuidas ma arvan, et saab väga head eeskuju näidata ja näiteks näidata oma second-hand poodide leide, et mu 70-ndatest pärit Baltika pintsak on üks mul lemmikuid, mida ma nagu rõõmuga jagan ja näitan, et näete, 2 euroga sain, minge palun ka teise ringi poodi ja te leiate sealt väga ägedaid asju. Ja näiteks isegi sellised otsused, et panin ka selle, võib-olla isegi sellise suurema kella külge möödunud sügisel, kui oli moenädal. Ja siis ma nagu ütlesingi, et sõbrad, et moenädala jaoks te ei pea uusi riideid ostma, et võtke neid ägedad asjad, mis teil kapis on, mis on terve COVID-i aja kapis olnud, et võtke välja ja kandke ja särage nendes, et mitte ühtegi uut ostu ja siis sellest kujunes kuidagi selline võib-olla suurem statement välja, kui ma isegi nagu alguses planeerisin. Aga sellised väiksed asjad, et väga lihtsasti saab. Et Helene Vetik otsustas näiteks kõik need 4 päeva samade saabastega käia, siis näidata, kuidas neid saab stiliseerida erinevat moodi. Et igaüks saab oma moodi natuke panustada. Jaa, ei see on äge. Eeskujud on selles mõttes olulised. Jaa, aga kas... kui rääkida nüüd moe läbipaistvusest, vaata, et sustainability ja jätkusuutlikkus ju tegelikult nõuab seda, et sa kuidagi pead
issa, mis see eesti keeles on, noh, nagu ära põhjendama, miks sa siis oled jätkusuutlik. Ja, just. Et kuidas sa seda nagu Eesti brändidel näed, et kas sellega tegeletakse, ollakse jätkusuutlikud või noh, nagu läbipaistvad või on nagu see, et umbes tuuakse juba materjali koostis välja ja siis on, et näed, oleme ju läbipaistvad. Tead, ma arvan, et Eesti brändide puhul on pigem olukord selline, kus brändid on jätkusuutlikud ja nad teevad neid nii-öelda õigeid asju, aga nad ei eputa sellega, sest see on nagu meile nii loomulik teha asju kokkuhoidlikult, säästlikult ja nii, et loodusel oleks ka hea. Et me oleme näiteks Augusti asutaja ja disaineri Äli Kargojaga rääkinud ka sellest, et noh, mida see annab, kui sa ütled täna, et August on jätkusuutlik bränd, on ju. Et iga bränd on jätkusuutlik ühel või teisel moel, on ju. Kui on väike bränd. Ja, kui on väike bränd eriti, on ju. Et selles mõttes ta isegi nagu ei keskendu sellele enam nii väga, et ta kindlasti toob välja, et asjad on tehtud Eestis ja materjal on siit kõrvalt riigist ja toodame vähe ja nii ja naa. Aga nagu eraldi, et iga lause ees on see, et August on sustainable, et seda nagu ei näe selleks otsest vajadust. Ma olen nagu kuulnud turunduslikust vaatest päris palju seda, et ongi, et noh, pigem vaata kogu aeg leierda see, mis on sinu jaoks oluline, aga siis mulle tundub, et Augusti puhul ongi hästi tore seda näha, noh ka muude, eks ju, brändide puhul, et on olemas selline nagu mõnus äge enesekindlus brändil endal. Muidugi, miks ma pean leierdama, kui ma ise tean, kui keegi soovib, küsige mult, ma eks ju räägin, avan, aga ma tean, et ma olen. Mis on äge tegelikult? Plus veel, et noh, juba see, et sa veebipoes tõesti, sul on ju iga toote juures kirjas, millest on tehtud, mis sertifikaadid sellel materjalil on, et noh, tõesti, sa ei pea seda iga kord rõhutama. Okei, kihvt, aga ma vaatan, mul olid veel ühed olulised küsimused sulle. Aga palun. Milline on Eesti moetarbija? Pähkel. See on pähkel, sest ma alati nagu mõtlen selle niimoodi, et on see minu sõprade ring ja võib-olla moe seltskondlaste ring, siis on võib-olla laiem Tallinna elanikkond ja siis on tegelikult need inimesed, kes elavad Saaremaal, Võrus ja noh, ala minu ema Rakveres on ju. Ja kes on nagu öö ja päev teineteisest tõenäoliselt, et hästi raske on seda kokku võtta. Ma tean, et meie kuidagi Eesti tarbijad on alati selliseks halliks massiks tituleeritud, et sellega ma päris nõus ei taha olla. Et ma arvan, et kui ma vaatan noori tänasel päeval, siis need on küll nii julged ja nii paabulinnud, kui vähegi annab olla, et seda on kõrvalt õudselt äge vaadata, et nad kuidagi nagu, nad on nii vabad ja nad ei pea kellelegi aru andma ja nad lihtsalt on coolid ja see tuleb nendeni läbi Instagrami ja neid ei huvita, mis vanad tädikesed võib-olla bussis või trammis nendest arvavad, et seda julgust on rohkem. Ma arvan. Ja seda on äge vaadata ja see julgus on kuidagi isegi, ma isegi ei tea, kust see järsku nagu tuli, et kas oligi see COVID-i paus, kus me võib-olla kodus ei olnud nii ägedad ja nüüd pääsesime valla, et juba teine moenädal Tallinna Fashion Weeki puhul ma näen, et inimesed lihtsalt nii pingutavad ja need on nii sätitud ja nii ägedad outfit'e publik just, et kokku pannud ja planeerinud ja no rõõmuga toovad oma parimad palad välja, et õudselt äge, et mulle see õudselt meeldib. Ma näen seda enda puhul ka, et ma tahan ka midagi nagu ägedat selga panna, sest see on ikkagi pidupäev ja me tahame Eesti moodi tähistada. Et mingisugune selline no ma ei tea, kas need ongi need möirgavad 20. on ju, millest me rääkisime, et peale COVID-it kindlasti tuleb, et kas ta on siis käes või ei ole, aga mingit sellist mõnusat muutust ma olen märganud küll. Mina olen nagu seda tähele pannud, et mõeldes tagasi enda, ütleme, et põhikooli ajale, mis oli päris sammu tagasi, ma arvan, me oleme suht sama põlvkonna inimesed, et siis minu jaoks oli hästi oluline see, et ikkagist ees olid nagu mingi ilusad peeniksed modellid, kandsid nagu, ma ei tea, liipuvaid riideid. Okei, trendid olid ka hoopis nagu teised.
tänapäeval ma vaatan neid noori, see on nii äge näha seda, ma ei tea, kas see on õigesti nimetatud keha positiivsus ja see värk, neil on nagu nii suva, kust välja näevad, mingi kõhupluus seljas, kõht voolab välja, aga samas nagu kui sa tunned ennast hästi, siis jumala eest. Et mina olen nagu ise seda tarbimisharjumust näinud inimest. Ja ma arvan, et seda ka, et võib-olla kui meie olime noored, siis olid nagu sellised, alt laienevad Exapüks, platvorm DOS, et kuidagi nagu hästi kindlad asjad, mis sa pidid kandma, et olla võib-olla lahe, aga tänasel päeval, kuna neid trendilaineid ja moelaineid ja erinevaid suundi on nii palju, kas või sotsiaalmeedia või ajakirjanduse vahel, et kuidagi igaühel on nüüd oma trend ja siis ei ole sellist ühist mulli, vaid inimesed ongi nii erinevad just neile omases võtmes. Et seda isikupära on õudselt äge vaadata. Jaa, ma mõtlengi praegu on äkki isegi niiviisi, ma ei tea, kuidas sulle tundub, et kas moedisainerid, loomulikult ideid ammutatakse igalt poolt ja samas ka ju siis tänavalt nendelt inimestelt, kes samamoodi, kõik me oleme siin ühes kompotis mõjutama üksteist. Jaa, selles mõttes, et ma arvan, et see isegi algas ju kuskilt võib-olla nendest moe pealinnadest on ju, et kui see street style tuli nii-öelda rohkem pildile võib-olla kui need moeetendused ise, et kuidagi sealt hakkasid need mingisugused trendid tulema ja ma arvan, et vaikselt nüüd Eestis me näeme võib-olla sarnast efekti, et isegi vaadatakse, mis meil siin tänaval toimub, et mitte ainult seal Milanos, Pariisis, New Yorgis. Kindlasti mõjutab ja meil ikkagi, ma loodan, et disainerid käivad lahtiste silmadega ringi ja nad tajuvad, mis on praegu teema. Mis sa arvad, mis on Eesti moemaastikult täna puudu veel? Meeste moodi. Meeste mood, jah. Et mul on nagu üks särav tähtmeel nüüd Hannes Rüütli üle, mul on õudselt hea meel, et õudselt ägedat kollektsiooni näitas Tallinn Fashion Weekil, nüüd on Hõbenõela nominent ka. Ta oli mu tudeng, et ma väga elan talle kaasa ja Antonio seal kaua aega osalen mitte aastat. Et õudselt uhke olen tema üle, et nagu oma lapse kasvamist vaataks kõrvalt, aga seda on vähe, et potentsiaali ju oleks ja nüüd, kui meil seda Baltmanit ka enam ei ole kahjuks, siis võiks tulla sinna kõrvale veel, ma arvan. Kas sihtgrupp on siis olemas? See on alati võtta see küsimus, et... Jaa, ma just tahtsingi sinna jõuda, et näiteks August on üks, kes nüüd testib meeste riietega puhtalt sellepärast, et mees tuttavad tulid äli juurde ja ütlesid, miks sa meestele ei tee? Ma tahan ka Augustit kanda, aga sul on neid naiste riided. Ja siis ta vaikselt nagu testib niimoodi, et enne seal oli sama efekt, et algas ühes meeste mantlist, et nüüd Kersti juba mõtleb, et võiks juba tegelikult suurema kollektsiooni teha. Et ma arvan, et võib-olla natuke peljatakse, võib-olla just nimelt mineviku pärast, et võib-olla kas neid brände ei ole olnud või siis kui meeste brändid on olnud, siis võib-olla nad ei ole nii edukad olnud, aga nüüd, kui klient nõuab, siis on nagu rohkem julgust seda teha. Isegi Lilli Jahilo tegi ju paar nii-öelda uniseks meeste asja. Et ma arvan, et vaikselt kombatakse ja ma arvan, et me näeme veel siin tulemas, et kas nagu, võib-olla isegi just mitte ainult nagu meeste brände, vaid sellist kas uniseks või siis niimoodi paaride tükkide kaupa. Et ma arvan, et seda tuleb. Kuidas sa ise suhtud uniseks riietesse? Olles ma eeldan X-es, kui ma siit vaatan. Mina suhtun väga hästi. Selles mõttes ma kannan meelsasti oma abikaasa pintsakuid ja pusasid ja T-särke ja ma isegi ostan T-särke ja pusasid meeste osakonnast. Et mulle meeldib lihtsalt see, nagu see oversized feel kuidagi. Et see look kuidagi... Ma ei tea, kaua mul seda vaimustust veel jagub, aga aastaid ta on olnud ja veel vaibuma ei hakka. Et samamoodi seesama 2-eurone Baltika pintsak on meeste pintsak. Ja siis ta ongi suke mõnusalt ülesuuruses. Mulle õudselt meeldib ja tehke, aga jumala eest. Ja mul on tudengeid, kes tulevad, meessoost tudengid, kes tulevad seelikuga loengusse ja mul ei ole selle vastu ka mitte midagi. Et palun väga, mood ongi selleks, et mängida. Ja. Mulle endal tundub, et uniseks mood on mõeldud pigem nagu naistele. See mõte ongi, et see seljas näeks välja 3-4 numbrit suurem. Et osad brändid on teinud ju selliseid kollektsioone, et kus toode on siis täpselt sama on ju, ja siis suurustega mängides, et läheb meestele või läheb
naistele, aga ma arvan, et selline paarikeste omavahel garderoobi jagamine on igati teretulnud nähtus, kuigi ma saan aru, ma proovin ka järgi, ma ei ole seda mõtet, ma lähen nüüd koju. Kuigi ma teda nagu näen sõbrannade pealt, et see muidugi rohkem kehtib ikkagi sinna, et nagu naised lähevad meeste asju laenama, mitte nagu teistpidi. Aga samas ma olen ostnud paar sellist jakki võib vist selle kohta öelda, et meeste osakonnast ja siis ma ütlesin konkreetselt, see on meile 2 peale ja siis me kannamegi kordamööda abikaasaga seda. Nii et võib-olla siis, ma ei teagi, see ei olnud ka otseselt naiste rõivas, aga ühesõnaga nad julgevad kanda küll asju, mida on naine kandnud. Enam piire ei ole põhimõtteliselt. Ma arvan, et kõike võib proovida, kui meeldib. Väga kihvt, aga me oleme jõudnud saatebloki viimaste küsimuste juurde, mis on väga, ma tean, ma lubasin, et ma teen tunniasse saate. Ühesõnaga, 3 küsimust siis, mis eks ju viitavad erinevale F-i moeshow'le. Esimene on Antoniose küsimus, mis on siis ready to wear mode. Hästi raske küsimus. Mis sul täna seljas on? Hästi raske küsimus, hästi lihtne vastus. Mul on Lindeksi püksid, mis on oma 6-7 aastat vanad. Mul lemmikpüksid, siiamaani küsitakse, kus sa neid said. Siis mul on mingisugune H&M-i vana 5-eurone T-särk ja siis mul on Ennose pintsak. Kusjuures ma vaatasin seda pikaste pintsakut, ma mõtlesin, et see peab olema see, aga ma ei olnud üldse kindel. Ja, see on Ennose pintsak ja see on üks lemmikuid. See unisex või on see ikkagi... See on ikkagi naiste kollektsioonist, jah. Okei. Aga kusjuures Ennosega on selline naljakas lugu, et meil oli avatud stuudiopäev ja meil tuli sisse üks meesterahvas ja tahtis vaadata ühte pusa lähemalt ja siis meil üks abiline juhuslikult ütles talle, et oi, et see on naiste oma, et lihtsalt te teate. Ja siis ta sai niimoodi kurjaks, et aga kes ütles, et ma ei või seda selge panna? Kuidas saab pusa olla ainult naiste oma? Jaa, mis on nii universaalne lõike poolest. Et siis meil tekkis seal diskussioon, et mõtlesime, ei, te võite seda kanda, et siin ei ole mingit takistust. Ja ma võin öelda, et üks hommik ärkasime üles ja siis ma eks elukaaslasega hakkasime hommikusse ja ma siis vaatan talle, et tal seljas kuidagi pusa on nagu väga kitsaks. Sul on minu pusa seljas ja siis vaatasin nagu numbrit ongi. Minul on S, temal on M, aga uniseks nagu pusad. Siis ta ütles ka, et oli jah natukene nagu kahtlane, aga käis ka. Et ei ole vahet. Aga okei, MPT küsimus, Mode Performance Dance. Millises riietuses on kõige parem tantsida? Kleidis, ikka kleidis. Ma arvan, et ma jään selle küsimuse ja selle vastuse juurde, sest et kleidis on hästi hea keerutada. Kas sa käid hästi paljudel moeshowdel, eks ju, publikus ja nii edasi? Kas mõni moeshow lõpeb nii ka, et sa saad päriselt tantsida kuskil peol? Või kuidas see ots on lahendatud? Ma arvan, et otsa niimoodi moelavalt diskoklubis väga pole olnud, aga ma mäletan ühte Kristel Kuslapu moeetendust, kus modellid väga krapsakalt tantsisid ringi ja minu meelest nad haarasid vahepeal publikust ka inimesi tantsima. Ma mäletan seda show'd. See võis olla Kuldnõela show. Ja. Okei. Aga siis 3. on omamaa küsimus, ehk siis mis sulle seostub või mis tundeid tekitab kõige rohkem etniline mood või etniline rõivastus? No, ma arvan, et esimene asi, mis mulle pähe tuleb, on tikandid. Ma arvan, et algab kõik tikanditest. Jah, just. Tikandid? Tikandid, jah. Rahvuslikud tikandid. Kas igal eestlasel peaks olema rahvariietus kapis? Ei pea, aga kui ta tahab, siis võiks. Ma saan aru, et see on ikkagi selline komplekt, mida võib-olla igaüks ei saa lubada endale. Ja mulle tundub, ma tean mõnedes suguvõsades, selles mõttes sul ei peagi igal põlvkonnal olema üks komplekt, aga vaat see on selline, et sa pärandad edasi ja siis on mingi vana ema mingi seelik. Väga äge on, kui sul on lihtsalt Eesti disaini riidekapis. Jaa.
aga sellega siis lõpetame saate. Aitäh tulemast, tõesti nii tore oli teist korda juttu rääkida. Ma arvan, et me leidsime küll uusi teemasid, mida me esimene kord ei rääkinud. Aga aitäh kuulamast kõigile, kes kuulasid läbi Spotify või Apple podcasti. Ja kohtume järgmine kord, võib-olla juba mõne nädala pärast. Tšau! Tšau!